Kallid vaatajad, oleme jõudnud oma inimese tee 33. saateni. Ja tänane teema tekkis meil idee, et me tahame rääkida sõltuvustest. Kuna Mari-Leen siin just ütles, et temal on mingisuguseid teemasid sellega isiklikus plaanis. Mina ei ole väga sõltuvusaldis olnud elu jooksul, üldiselt ma olen, kirglikud inimesed on rohkem sõltuvusaldid. Aga täna me ühesõnaga sel teemal nüüd üritamegi rääkida, et millest sõltuvused tulevad, mida nende vastu saab ette võtta. Eks paljud on ju hädas siin alkoholiga ja rääkimata suitsetamisest. Ja me püüame siin jõuda nüüd täna oma arutelu käigus siis mingisugusele järeldusele või tulemini või mõne hea ideeni, mida me saaksime siis kas või iseenda peal rakendada, et raatsida sellest mõnutundest lahti lasta, mida sõltuvus pakub. Ma ei ole päris kindel, kas me jõuame reaalse nii-öelda tehnoloogiani või viisini, kuidas sõltuvusest lahti saada, aga prooviks läbi arutada, millest sõltuvused tekivad, mis nende sisu on, kuidas isiklikud hirmud ei lase meil lahti lasta neist ja ühesõnaga, et prooviks ära mõtestada, mis asi see sõltuvus on. No, üks asi on see, et sõltuvus on sõltuvus just sellepärast, et ta on asendustegevus. Ehk et me hakkame rahuldama mingit vajadust või nälga, mis meil on. See on armastuse puudumine. Ja me hakkame teda rahuldama mingisuguse teise asjaga. Ja mida rohkem seda teist asja tarbime, see tegelikult ei rahulda seda, mida me rahuldada tahaksime. Aga me ei tea, mis asi see, me ei saa aru, et see on meil nagu see nälg just. Ja siis me tekibki selline olukord, kus ma ahnitsen mingit asja, sest ta nagu hetkeks pakub seda leevendust. Selles mõttes, et kuna see põhinälg on armastuse nälg tegelikult, mida me rahuldame, siis nüüd näiteks, kui ma ütleme, teen suitsu, siis ma saan sealt hetkeks rahulduse. Ja see tekitab psüühikale sellise tunde, et ohoo, siit tuleb nüüd see asi. Eks ju. Aga see hetke rahuldus saab kohe mööda, eks ju. Või nagu joomisega, eks ju. Õhtul on juba hea nii kui täis oled, aga hommikuks on haitunud jälle, eks ju. Aga see hetk, et ta korraks annab selle rahulduse, see tekitab sellise illusiooni, et temast on abi, kuigi tegelikult ei ole. Minu arust on see, et selles mõttes on õigus, see hetkerahuldus on. Ja samal ajal, kui ma võtan selle klaasi või tõmban selle suitsu või ma ei oskagi öelda, selles mõttes, mul on 4 põhilist asja, millega ma olen elus hädas olnud. Esimene oli söömine. Selles mõttes, et ükskõik kui palju ma sõin, ma ei saanud kunagi lõplikku rahuldust, aga ma tundsin nii meeletut vajadust süüa, et ma olin, nagu sa isegi tead, on ju, kuhjad lähevad taldriku peale järjest suuremaks, neid tuleb järjest rohkem ja isegi kui kõht on täis, isegi siis on näljatunne kogu aeg olemas. Et see sõltuvuse, see rahulduse tunne ei olnud kunagi selline, et sa sõid selle taldrikutäie ära ja sa olid rahuldatud. See rahuldustunne oli ainult sel hetkel, kui sa tõstsid omale selle lusikatäie suhu. Neelamise moment. Ja just. Ja see võiks selle hääletu peale panna. Ühesõnaga, aga see rahulduse tunne oligi ongi ainult see hetk, kui sa teed seda vastavat tegevust. Ma hammustan keelde kohe, aga ma ei taha sellest rääkida üldse. Aga samamoodi nagu suitsetamisega mul on, et ma tean, kui vastik see on, mulle ei meeldi see lõhn. Ma olen ema puhul seda aastakümneid
pahaks pannud, sellepärast mul ei ole kunagi meeldinud. Mul on kodust meeles, kui hullult mulle ei meeldi suitsulõhn. No just seda sa oled korduvalt, noh, ma ütleksin isegi, et see on üks põhilisi asju, mida sa emale ette heidad. Ja ma olen, ja ma siiamaani tegelikult heidan, aga ma saan aru, et mul ei ole enam õigust talle seda öelda, sest nüüd ma olen ise sellega tohutult hädas. Et noh, mul ei ole see nii-öelda sõltuvus kestnud kohutavalt kaua, on ju, aasta või paar. Aga see oli asi, millesse ma arvasin, et ma ise mitte kunagi ei kuku, et noh, et asi, mida ma nii väga vihkan, et miks ma peaksin nagu hakkama miks ma peaksin sellesse üldse kukkuma. Ja noh, mul ei ole ühtegi põhjendust selles mõttes, et see, et töökaaslased tegid või et pakuti ja ma võtsin vastu, selles mõttes mul ei alganud see joomisega üldse noh, seoses. Vaata, mõnel inimesel on see, et on peod ja asjad ja siis nad hakkavad suitsetama, kuna noh, teised teevad ja ma ei tea täpselt seda ühendust või No ei, no seal on jah, mingisugused sellised soodustavad olukorrad on, kus sõbrad teevad ja noh, siis ma panen ette, sest kõik panevad ette, aga ja siis tekib see esimene kogemus, et nii põnev, eks, paned teist korda veel ja siis rääkimata sellest, mul on olnud alati see, et noh, suitsetamine on mul nüüd nagu viimane sõltuvustegevus või sõltuvusolukord. Et ma olen alati väga kergelt sõltuvusse nende asjadest, et noh, ma jäin, ma ei ole alkohoolik kunagi olnud, selles mõttes, et ma ei ole niimoodi joonud, et iga päev või iga nädal või iga kuu, et noh, mul on ikkagi neid täiesti niimoodi. Sul on kained hetkid. Mul on mõned kained hetked ja, aga selles mõttes, et alkoholiga mul õnneks ei ole seda nii hullult või üldse nagu tekkinud. Ma olen jah, loomulikult ma naudin seda hetke, kus ma jään purju, selles mõttes, et see pearinglus ja see, aga võib-olla see ongi see, et nagu sa ütlesid, kirglikud inimesed, mulle meeldib see tunne ja see emotsioon, mida ma sealt saan, aga alkoholiga ei ole näiteks, alkohol võib-olla on piisavalt halva tagajärjega alati, need pohmellid ja see käest ära minek, kuna mul läheb käest ära väga kergelt, siis mul alkoholiga on võib-olla piisavalt suur hirm sees, et ta ei ole mul muutunud sõltuvuseks nagu niimoodi. Aga suitsetamisega on see, et see efekt, see pearinglus, mis mul on peaaegu alati, võib-olla ma teen liiga vähe suitsu, ma ei ole päris kindel, aga suitsetamisega ta ei ole ära kadunud ja ta tundub nii süütu. Seal on see hais ja seal on see, et ma ei saa tast lahti. Need kaks häirivad. Ja suurem kopsuvähki muidugi, aga see on see tühi asi. No, kui me niimoodi võtame, siis inimesed surevad kopsuvähkiga, tähendab ka need inimesed, kes ei suitseta kunagi, surevad kopsuvähki. Ei no selge see, aga noh, eks ta tervisele mõjub laastavalt tegelikult. Ei loomulikult. Ma ei ürita põhjendada sellepärast siin on nagu hea koht, vaatan, kus minu sõltuvused, noh, sama suitsetamine, joomine. No ma ei olnud ka kunagi nagu klassikalises mõttes alkohoolik, aga ma olin selline kuritarvitaja. Et noh, korra nädalas vähemalt võtsin käe maha. Ei, kindlasti. Selles mõttes, et mitu aastat järjest ja enne mind ka ju pidev. Enne mind oli hullem. Ja no siis ma ka suitsetasin. Ja siis, sa ütlesid, 12 aastat tagasi oli mul see esimene insult vist. 12 pool, jah. Ja peale seda, no ega mulle ka suitsetamine kunagi ei meeldinud. Ma mäletan kooli ajal, kui ma hakkasin suitsetama, siis hommikul, kui sa panid selle esimese suitsu ette, selle jõuka tunned, Me oleme hästi erinevad. Minul vastupidi see esimene. Nagu meeletult vastik ja alati see, noh, siis see suitsu, ütleme, esimest suitsu sa teed, siis see vastik läheb üle, eks, siis sa saad teda teha. Aga siis sul saab nagu küllastus, aga sa paned ikka nagu masinlikult ette, sul on nagu küllastus juba, sul on nii kõrini sellest suitsust, väga vastikud tunded kaasasid. Ja ometiga ma suitsetasin siis kuskil 14 eluaastast kuni siis nüüd, mis mul see oli, praegu ma olen 58. Ehk et siis 12 aastat tagasi oli 46. Ehk et siis 14-st 46-ndani. Päris pikka aega. Ei olnud väga kirglik suitsetaja, selles mõttes, et ma ei teinud pakki päevas. Mul läks keskelt läbi, mul läks vast umbes pool pakki päevas. Joomisega oli teistmoodi, aga muidu vist küll, jah? Ei, no joomise ajal tegid, no loomulikult kõik teevad joomise ajal palju. Aga no ütleme, keskelt läbi mul läks umbes pool pakki päevas. Ühesõnaga. Ja siis mul oli see insult. Ja siis mul äkki kadus
tahtmine ära, vajadus ära suitsetada. No kohe tekkis siuke tunne, ma ei taha enam. Ilmselt alateadus, kusjuures noh, ma teadlikult ei saanud nagu midagi aru, et midagi oleks teisiti, aga alateadus sai mingisuguse signaali, et kuule, nüüd on asjad kurjad. Et sa kas nüüd muudad midagi või läheb uuesti halvaks. Ja siis ma jätsingi suitsetamise järgi. Noh, esimese hooga jätsin lihtsalt, tegin ainult joomise ajal, kuni siis tütar ütles, et kuule issid, mulle ei meeldi, et sa suitsetad. Seal oli päris palju muid asju ka. Seal oli, üks väga oluline tegur oli see, et kui ma olin rase ja ootasin esimest last, siis ma ei talunud, ma ei ole kunagi suitsutasena talunud, on ju, siiani. Ja siis ma keelasin sul toas teha, ma ei saanud hakkama sellega, et sa toas tegid. Sest Tedre kvartalis sa tegid toas suitsu. Ma tegin, jah. Kuigi mul ei ole kunagi meeldinud toas suitsetamine. Aga siis hakkasid väljas tegema ja kuna sina oled äärmiselt mugav inimene või laisk. Ja me elasime 3. korrusel. Ja siis, meil oli rõdu ka. Aga jah, oli küll. Tedres oli, jah. Seal Kotkas ei olnud. Aga sa ei olnud nõus, ühesõnaga sa ütlesid, et sa ei viitsi käia väljas suitsetamas. Ja siis see vähenes sul väga palju ja sellest hetkest alates, kui see asja sündis, sa enam ei suitsetanud peaaegu üldse. No jah, sest... Ja siis tuli see infarkti koht ja see asja ütlemine ja sa... No see asja ütlemine suitsetamise koht oli enne infarkti. Et selles mõttes see suitsetamine oli ikkagi ühest küljest minu jaoks oli täiesti elementaarne, kui mul laps majas, siis ma ei suitseta toas, eks ju. Teisest küljest minu jaoks oli vastuvõetamatu suitsetada õues. Seega jäi üle mitte suitsetada ainult. Ainult siis napsu võtmise ajal ma siis ikkagi veel suitsetasin, kuni siis Sassa ütles. Ja siis oligi järgmine, siis oli mul jäänud veel 2 pahet suuremat. Oli ülesöömine, siis ma olin päris kõvasti ülekaaluline ja teil oli joomine. Siis mul tuli infarkt, õnneks ka kerge. Ja peale infarkti mul kadus nagu isu ära, aga mul ei läinud enam hammas verele äkki. Aga ma sain küll võtsin 100 grammi, rohkem eriti. Olgem ausad, see tuli suhteliselt kiiresti tagasi, et sa ei jätnud siis joomist maha sugugi. Et see osa sul ei ole vist väga meeles, et see kasvas sul uuesti tagasi, see soov juua. Ei, mul seal kõikumisega jah, aga põhimõtteliselt see impulss, et joomine ei ole enam rahuldust pakku, see tuli infarktist. Ja nüüd... Me mäletame seda veidi erinevalt. Ja, aga see on minu infarkt, ei võta ära. Ja nüüd möödunud aasta oli siis, eks ju, see teine insult või ma ei tea, kuidas seda isegi nimetada, seda veresoontumistust, mikroinsuldid siin. Ja ma mõtlesin ka, kui see toimus, et huvitav, et mul esimene insult võttis suitsetamised, infarkt võttis joomised, mis nüüd 3. siis võtab ära ülesöömise. No ja tänaseks päevaks ma olen 40 kilo alla võtnud sellest hetkest aastaga nüüd siis. Nii et sellised, ütleme niimoodi, et väiksed ehmatused aitavad nendest asjadest lahti saada küll. Ma ei taha ühtegi ehmatust rohkem. Ma arvan, et see, mul ei võtnud see autoõnnetus midagi ära, aga ma ei kujuta ette veel, mis ta ära võttis või mis mõjud tal täpselt on. See andis meile, see ilmselt sõltuvustega ei ole seotud. Kuigi, vaata, see autoõnnetus, see oli, nii kui ma ütlesin, mulle ta mõjus selle koha peale, et mul oli, minu sõltuvus on tegelikult rahast olnud kogu aeg. See on mul nagu selles mõttes sõltuvus, et mul on meeletu hirm sellest ilma jääda olnud. Ja see ei ole veel ära kadunud. No see ei ole ära kadunud, aga see on... Võib-olla teadvustus rohkem. Teadvustus palju tugevalt ja mul on ta nagu palju selgemaks saanud. Ja ma tundsin, kuhu kohta see löök tuli täpselt. Aga sulle sina oled eluaeg kartud õudselt süüdi olla. Jaa. Ma ei ole siiamaani sest veel lahti. Ei, sa ei ole sest lahti saanud, aga kindlasti see tabas sind täpselt selle koha pihta.
sa nüüd mõtled selle peale, et missugust valukohta sinu hinges see autoõnnetus kõige rohkem tabas. No häbitunne selles No just, sellele. eks ju, see on süütundega seotud. Ja noh, süütunne on olnud alati sinu hirm, eks, et süüdi olla, et keegi mõistab sind hukka. Aga nüüd, see ei ole nüüd otseselt sõltuvustega seotud, kuigi need omakorda see süütunne ja need on nüüd armastuse puudumisega loomulikult seotud. Aga sõltuvusega on üks asi, mida nagu tehniliselt saab teha enda sees, on see, et sõltuvus pakub mingisugust rahuldust. Ja meid tegelikult hoiab selles sõltuvusseisundis kinni see, et me ei raatsi sellest rahuldusest loobuda. Näiteks, ma vaatan, praegu olen viimane aasta, ma olen dieedil olnud. Ja tegelikult ma mäletan, kui ma hakkasin dieeti pidama, siis ma mõtlesin selle peale, et okei, et ma saan sellest mingi rahulduse. Nüüd ma ütlen, et ütleme, põhirahuldus, mida inimene üldse elus saab, on armastus. See on see, mis on tegelik rahuldus. Kui ma suudan armastada ja ka armastatud olla, siis ma olen ka armastatud paratamatult. Siis ma saan nagu tõelist rahuldust. Aga kui minu armastus ei realiseeru, siis mul on rahuldus saamata. Ja siis ma hakkan rahuldust püüdma nendest teistest kohtadest. Ja võt seesama, ütleme, mul oli nüüd viimane see ülesöömisega, eks ju, see pakub teatud sellise mõnutunde hetkeks. Ehk, nagu sa ütlesid, et sel ajal, kui on kõht on punnis täis, et enam sisse ei mahu, sel hetkel tunned, nii on olnud, eks ju. No siis hakkab kohe paha muidugi. Aga siis on vaja sellist sisemist otsust, et ma raatsin sellest rahuldusest loobuda. Mul on ka praegu näiteks, kuna mul on kõht on kergelt tühi kogu aeg, siis mul on kogu aeg on tahtmine süüa seda, mida ma ei tohi süüa. Ja ma pean endale kogu aeg ütlema, et mul ei ole seda rahuldust tegelikult tarvis. Seda konkreetselt. Näiteks, et ütleme, laua peal on komm, eks ju, ma tahaks kohe panna suhu, eks ju. Siis ma mõtlen, siis ma saan sellise rahulduse. Kui ma nüüd seda rahuldust ei saa, mis tunne siis on? Või kui hull see on? Ja ma ütlen, aga see ei ole tegelikult hull. Ma saan ilma selle rahulduseta hakkama. Ja võt see raatsimine loobuda sellest hetke rahuldusest, mida need sõltuvused tekitavad. See on tegelikult minu arvates see kõige põhituum sõltuvuses kinni olemises. Nagu sa raatsid lahti lasta, sest me kõik teame, et need sõltuvusrahuldused on see gambling, on see joomine, suitsetamine, mis iganes. See hetke rahuldus päädib kohe mingisuguse kuratliku jamaga. Sellepärast need sõltuvused ongi kuratlik nauding, et ta ei ole jumalik nauding. Jumalik nauding on armastus. Kuratlik nauding on see, et ta viskab sulle mingisuguse õhtuse joobe, mis on nii mõnus. Ja siis hommikul siukse peavalu, et sa ägad selle all. Ehk et kuratlikel naudingutel on alati väga kallis hind. Ta ei ole selles mõttes nauding, ta on kaubanduslik asi, et sa pead alati maksma ja väga rängalt maksma sellest, mis sa saad. Ja niimoodi on kõikide sõltuvustega. Ja kui sõltlane nüüd annab endale aru, et ma saan seda kuratlikku naudingut hetkeks, kas ma nüüd raatsin öelda ei sellele, siis mul on olnud selline tunne, et siis ei olegi nagu väga raske jääda selle ei juurde. Kuidas? Selles mõttes, et mis mõttes ei ole raske? Vaata, kui sa leiad selle tunde, et jah, ma raatsin sellest loobuda. See on see otsus, sisemine otsus. Sa ei taha isegi otsida seda otsust või seda tunnet. Et selles mõttes, et mõtle, kui palju vaeva tekitab see, et sa pead hakkama leidma võimalust selle nagu otsuse, ühesõnaga on need sõltuvused ei lase sul seda otsust üldse oma pähe nagu lasta või tekkida, et see... No selles mõttes jah, et sa pead nagu mingisuguse sammu peab astuma. Ehk et sa pead teadvustama sa pead teadvustama kui negatiivne see sõltuvus on. Just nimelt, et sa pead nagu teadvustama. Võtame selle sama joomise. Joomine on hästi lihtne näide, eks ju. Et ma saan õhtul selle rahulduse. Aga hommikul on mul
häbi selle pärast, mis ma tegin, mul on pohmell. Mitte enamus inimestel, tähendab mitte pohmell, vaid häbi. Miks sul peaks häbi olema? Sul on lihtsalt paha olla, siis sa süüdistad alkoholi, aga järgmine kord sa võtad uuesti selle pitsi. No vaata, nii kaua kuni joomine tõesti piirdub ainult selle pitsiga, et noh, võtsin õhtul kerge pitsi. Noh, siis ei ole väga hull ka, kui see sõltuvus on. Aga noh, nagu mul siin hiljuti juhtus, nüüd kus mul on närvid jälle püsti. Asi ei ole närvis, asi on ka selles, kui palju kaalu sa oled kaotanud, su keha lihtsalt ei talu alkoholi enam. Ja täiesti hämmastavalt, eks ju, juhtus nii, et ma võtsin 2 päeva järjest, eks ju. Ja noh, ma varasemas elus kunagi ei võtnud 2 päeva järjest. Ja noh, siis oli tõesti see, et mul oli tõesti väga piinlik selle, noh, laste ees kas või, et noh, millisena nad pidid nägema. Oo jaa. Ja ühesõnaga noh, seal on, see pohmell väljendub väga erinevates asjades. See pohmell ei pruugi ainult peavalu olla, see pohmell võib olla paha süda, häbi, hirm, et laip on halvasti peidetud, mis on tüüpiline siuke pohmelliga ärkamise hirm, et nüüd on laip poodjal kuskil, eks ju. Ehk et sa ei tea täpselt, mis sa teinud oled. Ja ühesõnaga, kui sa nagu selles mõttes mõtled enda jaoks läbi selle hetkelise naudingu head ja vead, sest seal saab ka seda hetkelist naudingut saab kaaluda. Armastuse naudingut sa ei saagi nagu kaaluda, selles mõttes, et see on absoluutne hea. Aga kui sa mõtled joomise naudingule, mul on õhtul nauding, nii palju on igaüks võimeline mõtlema, et ta mõtleb, et aga mis tunne mul hommikul on ja mida halba see minu elus teeb, mis on selle hind. Aga mis paneb neid üldse mõtlema seda hommikust? Mis paneb neid kaaluma seda hommikust, sellepärast, et kui nüüd ei ole nii halb, et noh, ma ei tea, mitu korda inimesed on võimelised vanduma hommikuti, et nad rohkem kunagi ei joo, sellepärast, et hommikul on nii halb, aga järgmine kord, kui sõbrad kutsuvad välja, nad lähevad ikkagi. Et nagu, mis paneb neid siis nagu otsustama, et see hommikune halb on piisav, et ma hakkan nüüd sellele keskenduma? No tavaliselt hommikune halb ei ole piisav, aga piisavaks osutub see halb, et sa kaotad töö, et sa kaotad abikaasa või sa näed... Sellel peab reaalne nagu kahju olema. No, no see selge. Enne ei näe, et enne ei näe, kui sul on nii kaua, kui sa on ainult see, et võtsin sõpradega viina ja hommikul on kõik okei, siis noh, enamasti siis ei taibata ja noh, siis nagu ongi veel kõik okei. Jama hakkab sellest, et kui võtad sõpradega viina ja siis üks päev sõidad autosodiks. Teine päev annad naisele peksa. 3. päev, ma ei tea. Aga naine käituski halvasti, miks ta võiks peksa saada? No... Selles mõttes, et noh, see on nüüd teine teema. Põhjendusi kõigile neile asjadele. Me oleme ju võimelised lõpmata suutma, mis on see teadvuse muutus, mis ütleb meile, et me nüüd peame keskenduma negatiivsele ja me ei saa enam otsida vabandusi sellele. No, ütleme niimoodi, et kui inimene leiab, et see sõltuvus, nii-öelda sõltuvus, on ainult hea, sellel ei ole ühtegi negatiivset poolt, siis ei olegi teda võimalik aidata, siis ta ei vaja abi tegelikult, sellepärast, et see on kõik hästi. Ma ei saa aru sellest, sellepärast, et noh, need sõltuvused, mis mul on, et ma näen neis nagu väga palju negatiivset. Enda arust näen ma neis peaaegu või kõiki negatiivseid külgi, mis neil kaasnevad. No. Või noh, mul on ka palju nii-öelda vaadata kõrvalt, missugused asjad võivad olla, missugused negatiivsed aspektid võivad neile kaasneda. Aga ükskõik kui palju ma seda negatiivset näen, kui ma ei saa kuu aega magada, siis ma lõpuks lähen ikkagi uuesti unerõhu peale. Või ma ei oska seda, suitsetamise osas on mul keeruline. Suitsetamise osas ongi mul kõige keerulisem, kui ma alkoholi puhul näeksin, et noh, kui ma teatud piirist üle läheksin, ma kujutaksin ette, et siis ma peaksin otsustama, et ma ei võta enam ühtegi tilka alkoholi. Õnneks, kui jätta see välja, et ma oma sõpradele vahest rohkem sõnumeid saadan purjus peaga, siis sellega on nagu piirdunud minu alkoholi nii-öelda negatiivne külg. No jah. Et noh, ma ei ole teinud nagu alkoholiga üldiselt pahandusi. Üldiselt. Ma ütlen üldiselt. Ei no, see, jah, okei. Aga no põhimõtteliselt ei ole. Või sa ei nõustu muga?
ei, see pahandusi ei ole väga palju teinud, aga sul on see oht küll, vaata sul läheb see käest ära minemise oht on sul. ei no mul läheb käest minemise, mul on käest ära minemise oht, mis tähendab seda, et ma ei käi klubides, ma ei käi nagu, ühesõnaga mul on täiesti selge kammitsus alkoholi tarbimisel, et ma ei saa teatud asju teha, mul on nad nii-öelda peas on nimekiri on ju, mis asju ma ei saa teha. Aga kui me paneme, ütleme, võtame alkoholi kõigepealt positiivsed küljed. Nii. Mis on alkoholi positiivsed küljed sinu jaoks? Minu jaoks. No kuna ma enamasti on kodus või sõprade kodus, et ma ei käi nagu pidudel põhimõtteliselt, siis võib-olla mingisuguste ühiste nii-öelda õhtute veetmine, kus ma muidu istuksin kogu aeg üksi ja tunnen, et ma ei ole kaasatud maailma. Et see on põhiline positiivne külg selle juures. Mulle meeldib ka see, kui mul pea käib ringi ja on kergelt selline tipsine olek, on ju. Aga nagu sa väga hästi tead, on see, et ma naudin seda olukorda rohkem, kus ma võtan need mõned klaasid, mul on huvitav olla, kui see koht, kus ma hakkan jooma viskit nagu vett. Ei no selge, ma mõtlengi, et kui on selline väike, kunagi me istusin ühe sõbraga, kelle juures ma nooremast põlves sageli joomas käisin. Ja siis me küsisime teineteiselt nii-öelda, et mida pagana asja me ei saa kaine peaga teha, et me alati, kui me kokku saame, me jäime viina. Et mille poolest see purjus oleks siis nüüd parem, mida ma saan selle purjus olekuga, millise tunde ja miks ma ja tegelikult me saime aru, et seda on vargpüksid. Selles mõttes, et esiteks alkoholil on see häda, miks ta on ka nii hull sõltuvust tekitaja, on see, et ta emuleerib armastust kõige paremini. Ta teeb selliseks joviaalseks, et ümber kaela kinni. Nii kui ikka, sellepärast sa saadad sõnumeid, tüüpiline naiste rida, eks, et hakkame sõnumeid saatma purjus peaga. Ma ei tee midagi hullu seal selles mõttes, et ma ei... No isegi mina helistasin sõpradele purjus peaga. Sina helistad sõpradele siis, kui sul on pohmell. Sa helistad kõik oma sõbrad ja perekonnaliikmed läbi, kui sul on pohmell. Okei, ma tavaliselt ei helista, aga hea küll see selleks. Aga ühesõnaga ja negatiivne pool on, eks ju, kõik need asjad, mis sellega seoses juhtuvad. Ja mis loomulikult ei juhtu iga kord, eks ju, aga nad ikkagi juhtuvad aeg-ajalt. Selles mõttes suitsetamine on võib-olla sõltuvuse näitena parem, et seal on äkki võib-olla selgemad need negatiivsed ja positiivsed jooned. Et mis on see tegelikult see positiivne hetk suitsetamise juures? Ma ei oska öelda. Ma ei ole, võt see on see, millega ma olen maadelnud nagu päris pikka aega, nüüd ma ei saa aru. No kui sa võtad suitsu, sa paned ette. Ei no hommikused esimesed suitsud on ainsad, mille kohta ma oskan öelda, sest see asi, mida sina pead negatiivseks selle hommikuse esimese suitsuga, mina pean positiivseks. No jah, ma vihkasin seda, kuidas ta pea ringi pani käima. Ma ainult sellepärast alustan suitsetamist hommikuti. Aga mida ma vihkan, on kõik järgmised suitsud. Üks asi, mis on suitsetamise juures, on kindlasti sotsiaalne aspekt. Et koos suitsetatakse. See on sama nüüd, see kattub suitsul ja alkoholi. Ja, ma ei ole kindel, kas mul kattub. Ma ei... No jah, kuna me siin metsas elame, aga ikkagi sa suitsetad tegelikult sageli koos, kui keegi sul sind vaatama tuleb nii-öelda. Tegelikult ka või? Minu mõttes on, kui sul mingi sõbranna tuleb siia või? Mul ei ole vist... Ei. No täna meil läheb nii pikaks see jutu ajamine, et ega me siin ei jõuagi mingisuguse tulemini. Aga ühesõnaga...
ei, ma selles viimases ma ei saa üldse nagu ka nõustuda. Ma ei... Ühesõnaga, mida me praegu teha üritasime, tuua välja ja teadvustada positiivsed ja negatiivsed aspektid. Ja kõigepealt teha endale selgeks, et kas on rohkem positiivsed või rohkem negatiivsed. Ehk et ma saaksin selle aru, et mul on konkreetne fakt ja siin on nii palju positiivseid, nii palju negatiivseid aspekte. Ja nüüd ma saan öelda, et keskelt läbi ma loen selle fakti negatiivseks. Ehk siis suitsetamise või joomise või mis iganes sõltuvus on. Nii. Ja nüüd ma pean otsustama, et ma raatsin nendest positiivsetest osadest loobuda. Aga millega need asenduvad? Kuidas need asenduvad? No asenduvad need tegelikult sellega, et tuleb nagu üles leida enda see sisemine armastus. Ja seda me peaksime tegelikult järgmises saates jätkama. Me täna, see sõltuvuse teema on nii lai, et me ühe saatega seda ära ei räägi. Et me jätkame seda järgmine saadet tõenäoliselt enam sama koha pealt, kus me praegu jääme. Et millega siis tegelikult sõltuvust asendada või kust tuleb see tunne, et sa raatsid nendest asjadest loobuda. Sest see raatsin loobuda, just see sõna raatsin on siin tähtis. Et see on see, mis hoiab meid sõltuvuses kinni, eks ju. Ja kui ma sellest positiivsest poolest, kui ma kõigepealt positiivse ja negatiivse lahku löön ilusti, siis need negatiivsed asjad toetavad mind selles raatsimises. Eks ju, et ma saan öelda, et näed, et kui ma nii palju negatiivset, siis ma raatsin neist loobuda küll. Ma ei lähe sinilille püüdma, kui seal on rästikute kari ümber, eks ju. Või sipekad veel sinu. Või sipekadest söödud rästikud. On sul vaja? Aga jah, et eesmärk on jõuda selle raatsimiseni. Et kõigepealt teha selgeks, mis on see catch, mis mind seal kinni hoiab. Ja siis mingisuguse, minu meelest ratsionaliseerimise teel jõuda selle otsuseni, et jah, ma raatsin sellest catch'ist nii-öelda loobuda, eks ju. Et kui mul on uss ripub nina ees ja ma tean, et seal on konks sees, siis ma ei võta seda ussi suu. Nagu ma kala perspektiivist praegu vaatasin. Eks, et see oleks nagu siis praegu, ma arvan, et me praegu siis lõpetame selle koha peal. Ja tõenäoliselt me järgmises saates räägime veel sõltuvustest ja kuidas, ikka kaassõltuvusest, kuidas abikaasana siis näiteks käituda, kui on joodikust mees. Enamasti on niipidi. Joodikust naine on ka väga ebameeldiv, aga õnneks neid on palju vähem siiski õnneks ja naised joovad teistmoodi. Joodikust naisi on, aga nad joovad teistmoodi kui mehed. Et mida siis sellega teha ja kuidas selle asjaga hakkama saada. Et aga tänaseks siis oli tore teiega vestelda ja tšau kõigile. Tšau.